siis purksivennad alustavad ja see on kõige esimene osa. Ja esimene osa purksivendadest, see on purks. Ja siis me sööme ja hindame. Pelmeeni tapukoorega. Ja see on pelmeeni tapukoorega. Ja me siis sööme siin purksi. Praegune variant on siit siis kohalikust valikust, võib-olla näite ka seda suurepärast kunstiteost, see on Maxi burger, mis on lihtsalt suure pepu burger inglise keeles. Ja minul on juurde tellitud ka väga hästi lõhnavad vähemalt küüslauguleivad. Me siis proovime järgi, kuidas see burger maitseb. Siin esialgu paistab nagu visuaalse poole pealt, nagu 5 punkti skaalal hinnata, siis ta ikka päris 5 ei ole, aga see nagu ikka üle keskmise kindlasti, et siuke 3 või siis nõrgem 4. Mina ütleks isiklikult, et väga sööma ei kutsu, aga just nagu vastu hakkama ka ei pane. Ja võtame esimene amps siis. Okei, ma ei tea, kuidas seda kultuurselt teha. No. Väga hea maitsega. Et see on siis burger. Täitsa burgeri maitsega on. Vaadeplased ootavad ka meie burgerit. Kus nad on siin? Ka meie burgerit. Mida sa toidad neile? Küüslauguleiba. Tavaliselt siuksed purksi kohad on väga siukse mingi kahtlase kvaliteediga, kasutatakse mingi odavaid komponente, siis siin on iga asi väga nagu normaalne. Ja kvaliteet on siuke kõvasti ikka üle keskmise, et see on väärib seda. Kas ma enne ütlesin, ma ei mäleta, aga küüslauguleivad on siis 10 pelmeeni skaalal. Ütleks üks kõva 7. Need on siuksed mahlased, üle pingutatud mingi maitsega, võib-olla natuke võiks rohkem olla. Minu meelest võiks natuke rohkem olla leiva maitset, veidi rohkem küüslaugu maitset. Aga teenivad oma eesmärki väga hästi. Ja mul on söödud ja ta ikka sööb veel ja tuul puhub tal toidu ära. Aga varbrased said ka süüa. Tähendab, need küüslauguleivad on nagu head, ehk siis mitu pelmeeni on? Ma arvan, et 7000 pelmeenist on ikka 5000 pelmeeni on ära 7000 pelmeenist. I am currently away from my computer. Selle häälduse hindeks ma paneks küll 10 pelmeeni skaalal 3 pelmeeni. Nii, nüüd me oleme oma purksid ära söönud. Ma ütleks, et see purks on minu meelest 10 4-sest vareplasest 8 4-st vareplast. Mis sa arvad? No, ma jääks ikkagi meie pelmeeni skaala juurde, aga 10 pelmeeni skaala hea klassikaline kiirtoidu hindamise skaala. Läheb selle kohaga väga kokku. See burger. Ma pean natukene ütlema, et see sai oli väga hea. See oli äärmiselt ägedalt tehtud. Korralik kvaliteetne ja maitsekalt grillitud. Nägi ilus välja ja maitses hästi. Ja kui ma enne ütlesin, et see ei ole üldse odav, vähemalt ei tundunud, siis ma pean ütlema, et siis kui ma seda kastet siin limpsisin, pool nägu endal täis, meel hea, aga korraks lõi ikka sisse selline odava ketsupi noot ja see minu raamatus ei ole hea. Aga no väga hea töö tehtud nende komponentidega, mis on minu meelest jäi seal natukene puudu. Pihv oli nagu hea, keskmiselt hea. Midagi üleliigselt, midagi alaliigselt, midagi erilist samuks ka mitte. On täiesti siuke tavaline, aga ei olnud nagu midagi erilist. Kuid
midagi jäi sellest burgerist minu meelest nagu puudu. Seal oli juustu vahel, seal oli biffi vahel, seal oli kaste, seal oli salat ja sellel maitsel jäi midagi puudu, see eriline asi. Mis see on, ma ei oska kahjuks pakkuda, ma võin midagi teha näiteks oma peas lisada. Mulle lihtsalt meeldib väga riklik söök. Nagu näiteks kui panna tomatit või paprikat või midagi, aga see on lihtsalt minu maitsel. Aga siis tagasi hindamise juurde, siis ütleks, et 7 pelmeeni 10. Ja see oli siis meie esimene Purksivendade saade ja siis ärge unustage likeida, subscribe'ida ja igasuguseid muid asju teha, mida YouTube'is teha saab. Ja uue Purksi Place'ina soovitame soojalt pelmeenid hapukoorega 1 euro. Ja pelmeenid hapukoorega. See on väga hea koht, kus kiiresti söönuks saada või kui sa Taavi oled, siis aeglaselt söönuks saada. Ja asub siis, võib-olla näite korraks seda ristmikut, see asub magistrali juures. Seal on magistral. Ja ongi kõik. Head Purksi. Austatud vaatajad, et natukene näidata meie püüdlusi, siis milliseid pikkusi me teie jaoks läbime selle jaoks, et te saaksite näha. Oota. Mul kops koos praegu, oota. No, Joosep veel taastub, siis see on ikka väga võib-olla jaksa värise või käsi näita seda teed, kus me kõndisime sealt nii üle kui teed mööda, siis üle tee tuli, vahepeal pidi ootama ka, sest et see valgusfoor on sellise ajastusega. Ja siis tulime terve tee siia, mul on juba praegu kõht uuesti tühjaks läinud. Peab uuesti Purksi minema sööma. Ja Joosep on peaaegu suremas.